Meie Põlvamaa, see on maa, kus inimene kasvab koos metsade, järvede ja lugudega. See on maa, kus iga küla, iga keskus on andnud Eestile ise oma hindamatu väärtuse. Inimese, kes loob, hoiab ja viib edasi. Tuletee kulgeb mööda paiku, mis kannavad endast killukest Põlvamaa pärandist. Karilatsi muuseum seob pärimuslõnga. Vassekuustes elab ühtsus ja tugev kogukonnatunne. Ahjal on sõna püha ja luulel oma kodu. Moostes kõlab pill ja elab rahvakultuur. Mehikoorma vaikuses kajab järvepeeglist tagasi esiisade tarkus. Räpinas õitseb aianduse kõrval haridus ja kultuur, mis kannab meie inimesi kaugele. Vilustes ja Rosmal põimuvad nooruslik vaim ja kogukonna jõud. Krootusel hoitakse auses pärimust ja põlves põlve antud tantsusamme. Kanepis tervitavad meid ärksameelne ajalugu. Ja lõpuks jõuab tuli Põlvasse, paika, kus kohtuvad maakonnarajad, mälestused ja unistused. Siin elab tasakaal vana ja uue vahel. Siin luuakse tänast kultuuri homsete põlvede tarbeks. Igal peatusel on oma nägu ja hääl, nagu meie inimestelgi. Meie maakond on väärikas, tugev, nagu laulu esimene noot, mis hoiab kogu viisi koos. Meie kultuur, meie Põlvamaa, põlvest põlve, päriselt ja omamoodi. See on meie ise oma. Ja alustamegi Põlvamaa tuletoomise ringreisi ja seda esimese kohana Karilatsi Vabaõhumuuseumis. Karilatsi Vabaõhumuuseum on pärimusajaloo talletaja, arhiiv ja esemete kogu, õppe- ja kogukonna tegevused. Peotuli saabub muuseumi vana veski juurde Tsõõri platsile, siinse kandi iseomasele maarahva kogunemiskohale. Emad, vanaemad hõikavad, mängivad ja lustivad lapsed kokku ja viivad vana Karilatsi koolimaja juurde esiemade tarkusi omandama. Meie eestikeelne kooliharidus on teinud meist eestlastest kultuurirahva. Meie õuel võtab Peotult koos muuseumi meeskonnaga vastu folklooriansambel Käokirjas, keda juhendab Merike Tigas. Tuli liigub edasi järgmisse sihtkohta, milleks on Vassekuuste. Vassekuuste on Põlvamaal üks kokkuhoidev kogukond. Laulupeo tuld võtavad seekord vastu folkloorirühm Kõivokõsõ, segarahvatantsurühm Vihiste Viisku ja Memmede rahvatantsurühm. Kaasa teevad Põlva kooli Vassekuuste maja laste tantsurühm. Folkloorirühma Kõivokõse tegutseb aastast 1981, segarahvatantsurühma Vihiste Viisku 1973. aastast ja Memmede tantsurühm 2024. aastast. Kõik need huviringid tegutsevad Vassekuuste kultuurimaja juures. Vassekuustes tegutses aastatel 1928 kuni 2019 segakoor. Kahjuks kooriliikmete vähesuse tõttu lõpetas koor koorina tegevuse, kuid laulma jäi kooriansamblina.
Ansambli lauljad laulavad nüüdseks Kanepi ja Põlva segakoorides. Nimis näisil huupütty, nimis näisil huupütty, tiigani kuulettiin, tiigani kuulettiin. Nimis palal poodi saksa, nimis... Tuli liigub edasi Põlva vallas ja järgnevaks kohaks, kuhu see jõuab, on Ahja. Ahja on tuntud suurkujude poolest, kes siin sündinud. Kristjan Torop, Eesti folklorist, rahvatantsu uurija, tantsupedagoog ning Friedrich Douglas, kes on kirjanik, kirjandusteadlane, tõlkija ja kõnemees. Tuleteekonda tulevad tervitama kultuurimaja rahvatantsurühmade liikmed. Hõbesõlg, kellel täitus 36 aastat tantsimisest. Nad on esinenud igal aastal rahvakultuuri sündmustel maakonnas kui ka kaugemal Eestis ja välismaal. Ahjal tegutsev emade ja laste tantsu- ja võimlemisrühm Sitikad kasvas välja beebide laulutunnist. Sitikad on korduvalt jõudnud Tartu võimlemispidudele ja Kaerajaani võistu tantsimistele. Tuli liigub rõõmsalt edasi mööda Põlva valda ja oleme jõudnud Moostesse. Lõõtsapealinna Simmanid, Mooste eluelu festival, pärimuspillide laager, Mooste pilliklubi ja pillilapsed. Mooste rahvamuusikakoolis saab iga huviline õppida tundma meie esivanemate muusikalist pärimust ja osaleda kogukonna tegevustest. Pilliklubid annavad üsna sagedasti kontserte ning osalevad tantsuõhtutel ansamblina. Nende koosolemise rõõm kestab ka suviste festivalide, reiside, tantsutubade ja kontsertitega. Pillimängide süda on uhkust täis. See ongi meie ise oma rahvamuusikakool, meie inimesed ja meie pillimäng. Mooste heaolu eest hoolitseb mõisahärra Ülo Needo. Oleme jõudnud teekonnaga nüüd Räpina valda Mehikoormasse. Peatuspaik on Mehikoorma majaka juures, kus toimuvad Räpina vallajuhtide tervitussõnad, Urmas Kalla etteaste ning esinevad Mehikoorma võimlejad. Ise oma kogukond on aktiivne ja tegus. Mehikoormas on ajalooliselt tegutsenud mitmed laulu- ja tantsupeol käinud laulu- ja tantsurühmad. Majakas kutsub kokku rahvast nii maalt kui järvelt. Mehikoorma tuletorn on 9 meremiiliga ulatuv valge betoon tuletorn Peipsi lähedal aastast 1938. Mehikoormast liigub tuli edasi Räpinasse. Laulupiosalu rajati kohalike eestvedamisel 1969. aastal, laulupeo 100. sünnipäeval. Haljastustööd võtsid ette üldlaulupeoks valmistuvad Räpina nais- ja meeskoor oma dirigentidega ning looduskaitse seltsi liikmed koos noorte loodussõpradega. Antud paigas toimub traditsiooniline puu istutamine ja erinevad sõnavõtud vallajuhtide poolt. Esinevad lõõtsamees Ants Järv, torupillimängija Mihkel Toomas Heering, Räpina lasteaed Vikerkaar väikesed tantsulapsed ning Räpina valla noorte puhkpilliorkester. Räpinas asub paberivabrik, mis on vanim endiselt tegutsev tööstusettevõte, mille ajalugu ulatub 1734. aastasse. Ja muidugi riiklikult tuntud Räpina aianduskool. Räpina linnake ilusas looduskeskkonnas, kus on vanu mõisaid ning ideaalne paik nii seiklejale kui ka kultuurisõbrale. Karamelli kuninganna. Räpinast liigub edasi tuli Vilustesse.
Viluste koolist on aastate jooksul saanud palju laulukoore ja tantsurühmasid nii hea ettevalmistuse, et on saanud osaleda Tallinna peol. Taas tervitussõnad Räpina vallajuhtidelt. Esinevad segarühm Paras Paar ja memmede rühm Eideratas. Vilustest pärit on loomaarstiteadlane Hanno Kübar ja kirjanik Jaan Sibul. Viluste on väike, ent aktiivne küla Räpina vallas. Rohkelt pühendunud kohalikke teenuseid, kool, lasteaed, pood, ühinenud kogukond ja arenev elukeskkond. Tuli liigub Räpina vallast nüüd taas Põlva valda ja jõuame kohta nimega Rosma. Johannese kool ja lasteaed Rosmal on maamärk, mille nimel on paljud pered olnud valmis kolima just Põlvamaale. On peresid, kes toovad lapsi siia 10 kilomeetreid eemalt. Rosma on Waldorf hariduse kandja, kus tulevad särasilmsed ja taibukad lapsed. Johannese kooli näitetrupp võitis eelmisel aastal vabariikliku preemia ja pääses edasi ka sel aastal. Trupp etendab kooliplatsil mõnusa happeningi. Rosma lasteaia rüblikud tulevad tuld tervitama. Tuli liigub Rosmalt maanteemuuseumisse. Eesti maanteemuuseum asub Põlvamaal Varbuse külas, endises Varbuse postijaama kompleksis ning on Kliimaministeeriumi haldusalas tegutseva Transpordiameti struktuuriüksus. Muuseum avati külastajatele 2005. aastal ning selle eesmärgiks on Eesti teepärandi, tee-ehituse ja liiklemise ajaloo kogumine, säilitamine, uurimine ja tutvustamine. Eesti maanteemuuseumis on 2 laulupeo eksponaati. Jalgratas, mis kandis nime Noodiratas, oli spetsiaalselt loodud 2014. aasta laulupeo tuletoomiseks. Ning auto nimetusega Pobeda, mis kuulus Gustav Ernesaksale. Liigume edasi Kanepi valda ja kohaks Krootuse. Pikkade traditsioonidega kultuuriasutus, kus toimub kogukonna sündmused, tegutsevad noored ja vanad. Käesolevast aastast on ühendatud raamatukogu ja külakeskus ühiseks asutuseks. Krootusel tantsulise osa tule tervitamiseks esitab Krookus. Väikese kõne peab Kanepi valla vallavolikogu esinaine Piret Rammul. Krootuselt liigume edasi Kanepisse. Kanepi seltsimaja on olnud oluline maamärk Eesti kultuurimaastikul. Selle maja ehitas Kanepi lauluselts esimesena Eestis rahvamajaks aastal 1827. aastal. Läbi aja on siin kohaliku kultuuri järjepidevust hoitud ja arendatud. Kanepi seltsimajas on ka Kanepi lauluseltsi lipu koopia koos originaallipu otsikuga, millega Kanepi meeskord käis esimesel laulupeol 1869. aastal. Hoiame lippu endiselt kõrgel. Tuntumad inimesed Kanepist on Hugo Treffner, kes asutas üldhariduskoole, Alfred Kongo, maalikunstnik, August Ludwig Weitzenberg, kes oli Eesti rahvuslikus kultuuri rajajaks. Osalevad kollektiivid Kanepi segakoor, Kanepi kanged ja naisrahvatantsurühm Kanapää keerutajad. Kokku tegutseb majas 10 huviringi ja aknad on tuledes äras igal õhtul.
ja peotuli suundubki viimasesse paika, milleks on Põlva. Maakonnakeskus, Lõõtsa pealinn, Karl Kikas, Jakob Hurt, Intsikurmu, laulu- ja tantsupidude kants. Ise oma meie paik ja lugu, inimesed, kultuur ja traditsioonid, mida kantud, pärandatud ja hoitud põlvest põlve. Põlvest põlve on ka sõnadepaar Põlva valla tunnuslauses linnas, millel on ajalooliselt märgiline tähendus laulupeo traditsioonide sünniloos. Peotuli võetakse Põlva kultuurikeskuse õuel vastu rahvaliku peoga. Pidulisi tervitavad Põlvamaa oma säravad tantsijad ja laulukoorid. Avatud on õuekohvik, meeleolu loovad lõõtsamängijad ja kohalik tantsuansambel Kõhukesed. Sündmust lavastab Kagu-Eesti tuntum tantsupedagoog Andre Laine. Peotuli jääb ööbima Põlva kultuurikeskuse taevaparki. Põlva kultuurikeskus on suurim kontserdi- ja teatrimaja Kagu-Eestis, kelle tegevus on silma paistnud nii Tartu 2024. Euroopa kultuuripealinna aastal kui ka enne seda. Viimasel 5 aastal on Põlvasse jõudnud esinejaid pea kõikjalt maailmast, nii Aafrikast, Aasiast, Ameerikast kui Euroopa erinevatest riikidest. Läbi aktiivse panuse kultuuriellu Põlvamaal on Põlva kultuurikeskus olnud viimasel 2 aastal nomineeritud Eesti muusikaettevõtluse auhindadele aasta kontserdipaik kategoorias koos Eesti suurimate ja uhkemate kontsertmajadega. Põlva kultuurikeskus korraldab aastas ka 2 mahukat festivali, linnafestivali Ööpäev Põlvas ja maailmamuusikafestivali Taevapargi pühitsemine. 2024. aastal valmis kultuurikeskuse kõrgele katusele eksklusiivne katusepark Taevapark, mis saab olema ka öömajaks peotulele 17–18 juunil. Suures targempas lugejast sai. Tuule kõne, saata sa ohkõne, puhu puhtas palõkõne, saata selge silmäkene. Tuule kõne, saata sa ohkõne, puhu puhtas palõkõne, saata selge silmäkene. Tuule kõne, saata sa ohkõne, puhu puhtas palõkõne, saata selge silmäkene. Ilm on seni rända, kuni targembas ma saa, kuni käe kerges ja silme selges saa. Hinda elotähti opi lugema, opi ilma tundma ja